Selles klipis ma tahan rääkida sellest, milline peaks välja nägema esimene kõne, kui sa helistad mõnele soojale kontaktile. Esimesed kõned peaks olema kõik suunatud soojadele kontaktidele ehk nendele, keda sa juba tunned. Elu näitab, et oma esimese tehingu teed sa just selles ringkonnas, nende jaoks ja nende kaudu, keda sa juba tunned. Ja siin väike demonstratsioon sellest, milline see kõne võiks välja näha. Tere Jüri, Elari siin. Kuidas sul läheb? Pole ammu suhelnud. Nüüd toimub üks väikene nagu vestlus, chit-chat. Põhjus, miks ma sulle helistan, on sellepärast, et ma asusin nüüd maaklerina hoopis tegutsema Harkovarasse. Ja ma olen ise ka põnevil. Ja nüüd arvatavasti toimub mingi vestlus sellel teemal, mis puudutab siis Harkovara ja maaklerit ja võib-olla see soe kontakt väljendab kõike, mida ta siis tunneb seoses maaklerlusega või siis Harkovaraga. Tead, üks asi, miks ma sulle just helistan, on sellepärast, et mul on järgmise 100 päevaga eesmärk aidata vähemalt 5 perekonda või 5 inimest või äri, kas siis osta, müüa või vahetada kinnisvara. Ütle mulle, kas oled kedagi kuulnud, kes tahaks, ma ei tea, kellega on vestlus olnud teemal, tahaks osta, müüa või vahetada kinnisvara. Ja nüüd hakkab inimese ajus töötama üks huvitav asi, ta hakkab kiiresti püüdma meelde tuletada, aga peamiselt, kui see ei ole tal kohe nagu seal silma ees, siis ei pruugi üldse meelde tulla. Ja seetõttu ta teeb hoopis, et ütleb, oi, ma tõesti kohe ei tea, ja sõltub ka olukorrast, kus ta sinuga räägib. Aga üldiselt inimesed, sa oled palunud just abi ja sa tahad 100 päevaga 5 inimest ja sa oled palunud abi, et tema jagaks sulle infot selle kohta, kes tahaks siis osta, müüa või vahetada kinnisvara. Ja siis nüüd järgmine on hästi oluline, pane tähele, mis ma nüüd teen. Äkki sa oled kellegi rääkinud töö juures kinnisvarast või mõnel üritusel või kodus või perekonnaga. Ehk siis ma tuletan talle meelde niisuguseid keskkondi, kus kinnisvara teemal võivad inimesed rääkida. Ja pane tähele, peaaegu kõik õhtusöögid mööduvad kinnisvara teemal vähemal või rohkemal määral. Nüüd sa saad võib-olla selle info, ütleb, vaata kui huvitav, et sa helistad, mulle just naaber siin tahab müüma hakata, võib-olla töökaaslane või klassikaaslane saime kokku. Ehk siis nüüd hakkab tekkima mingi hulk infot sulle selle vihjete kohta. Mis järgmiseks? Järgmiseks sa küsid võimalust, kuidas nende inimestega kontakteeruda. Ja alles kõige viimasena teed sa midagi sellist, et kuule, aga mul on viimane küsimus. Millal sa ise mõtled kinnisvarasse investeerimise peale? Ehk siis selle kõne loogika on see, et me ei helista inimesele, küsi temalt kohe, nagu, et kuule, kas sul on kinnisvara alast abi vaja? Suure tõenäosusega on see vastus alati ei. Aga inimesed räägivad inimestega, ehk siis sa tahad paljundada selle kontakti mõju. Sa tahad saada, kas see kontakt on rääkinud kellegi kinnisvarast ja saada see info sisse ja nüüd alles viimasena küsid sa, millal tema ise hakkab tundma kinnisvara ostu või müügi vahetuse vastu huvi. Ja sealt võib tulla vastuseid erinevaid, nii et loogika on väga lihtne. Me helistame inimestele, soojadele kontaktidele, me alustame small talkiga, seejärel me anname põhjuse, miks me helistasime, sellepärast et mul on abi vaja. Otsida ja leida neid 5 klienti 100 päevaga, kes tahaksid osta, müüa, vahetada, üürida. Ja seejärel me püüame aidata sellel soojal kontaktil tuvastada, kus ta vestleb nende teemadel. Ja siis me räägime sellest, kuidas nende kontaktid ühendustada ja viimasena me küsime sellest, kuidas me saaksime seda klienti ennast aidata. Nii et edu kõnedega kvantiteedis peitub kvaliteet.